tere tulemast Valguse Looja kanalile. Täna küsime kaartidelt, mida toob sulle mai 2025. Panin teile valmis 3 erinevat gruppi ning valiku tegemisel on täna abiks sellised poolvääriskividest tehted. Esimeseks valikuks on tiigrisilmgranaat koos sitriiniga, teiseks valikuks on aventuriin ja akvamariin ning kolmandaks valikuks on siin siis päikesekivi koos roosa kvartsiga. Kui vaja, võta hetk aega, pane video pausile ning tunneta, milline grupp sulle kõige paremini sobitub ja siis tee oma valik. Aga alustame siis tänase kaardi ladumisega. Nii, täna siis esimeseks valikuks selline ilus tiigrisilma kombinatsioon. Tiigrisilm üldiselt toobki sellist küllust, edukust, pakub sellist turvatunnet, väga selline toetav kristallide kombinatsioon, aga vaatame, mida siis näitavad sulle kaardid. Nii, esimene kaart, mis siin läbi tahab tulla, on siin üsna sellise raske energiaga kaart, milleks on siis karikate 5. Siin võib olla sellist emotsionaalset kurbust, võib-olla mingist olukorrast välja astumine, see võib tähistada siin mingi suhte lõppu või millegist ilmajäämist. Igal juhul siin on sellist nagu leina, kurbust, teadmatust, aga taamal on 2 täidetud karikat, aga kui siin olla sellises võib-olla ohvrimeelses energias, olla kuidagi väga selline endasse tõmbunud, siis universum ei saa sulle ulatada paremaid pakkumisi. Sa pead kõigepealt tegelema iseendaga, tulema välja sellest kurvastusest ja meelehärmist. Mis on sul juhtunud? Miks on siin karikate 5? Siin võib tulla mingit laadi sõnum. Kellegil võivad olla siin tööga seoses muutused, siin on tegelikult müntide baas, tähistamaks mingit head pakkumist. Samas see võib olla mis iganes sõnum, et maaelemendi sõnum on lihtsalt tulemas võib-olla pisut aeglasemalt, see tähistab sellist igal juhul mingit kindlat ettepanekut, sõnumit ja paremat turvalisus siinkohal, et sa oled kuidagi teele minemas, midagi oled uuesti alustamas, võib-olla sa oled kuidagi ka ikkagi selle mündi veerema panemas või seemnemulda panemas näiliselt siin, et väga hea endaline kaart siin maikuus. Ja ma tajun ka seda, et su ellu tuleb väga palju armastust, emotsionaalset küllust, siin on selline kuninganna, kes jagab oma tundeküllasust. Karikate kuninganna on väga emotsionaalne, väga tundeline, väga empaatiline, intuitiivne. Siin ma tajun ka sellist teadlikkust, avardumist, siin ümber tema on justkui lootusõied, justkui õide puhkemise energia. Igal juhul oled sa täitmas armasse karikat ja väga sellisel külluslikul viisil, et sinu ellu tuleb rohkem armastust, sinu ellu tuleb sellist tundelisust. Et siin alguses oli palju kurvastust ja kuidagi sellist võib-olla eraldatust ja meelehärmi, siis siin tegelikult läheb järjest paremaks. Nii. Ja kui ma ütlen, et läheb järjest paremaks, sulle tuleb ka siin karikate baas, sõnumid, kutsed, ettepanekud. Siin ma näen lausa siis sellist ettepanekut, mis on seotud siis ka ikkagi justkui romantiliste tunnetega, et siin on see kuldkala lausa seal karikas. Keegi tuleb sinu suunas positiivse ettepanekuga, positiivse sõnumiga ja tema kavatsus on ikkagi hästi hehe, puhas ja siiras. Siin võib tulla mingit laadi vabandus, mingit laadi selline soov ikkagi sinuga paremat kontakti luua või sinuga suhelda, kommunikeerida, ühesõnaga suhtlemisega seotud kaardid, et tavaliselt baasid on meil nii-öelda sõnumi toojateks. Võtan veel ühe kaardi sulle tarokaartidest. Nii, palun ühte konkreetset sõnumit esimesele grupile. Ma tajun seda, et sa paned ka maha mingit laadi vana koorma. Mingi vana tsükkel siin kindlasti saab läbi. Sa justkui ei kanna oma õlgadele enam seda raskust, sa tunned, et nüüd hakkab palju kergem. Siin võib olla palju kohustusi, siin võib olla palju mingisuguseid kohustusi, mida sa võib-olla oled ka kuidagi alateadlikult oma õlgadele kanda võtnud, võib-olla kuidagi teiste eest oled tahtnud midagi ära teha
isegi kui seda pole sult palutud, et karikate kuninganna on väga selline lahke, väga selline empaatiline ja tal on ka oht ikkagi olla pisut üleandev või kuidas ma ütlen, nagu ennast ohverdav ikkagi mingites olukordades, situatsioonides, et nii-öelda mingid vanad koormad su õlgadelt võetakse maha, midagi sa lood väga teadlikult uuesti, keegi võtab sinuga ühendust ja sa kuidagi ei korda mingit vana mustrit, et see nii-öelda õppetund on läbi saanud, siin on nii-öelda otsus tehtud, et sa võid tunda isegi mingis küsimuses, et sa kardad või kartsid, et sa oled läbi põlenud või et sa ei suuda selle olukorraga nagu toimida. Sa liigud edasi ja sellisesse armastavamasse energiasse. Võtan siia juurde ka siis romantika invitant soovituskaart esimesele grupile, mida on oodata armastuses. Mida on oodata armastuses? Tõeline armastus väärib tegemaks järgmiseid samme ja sind juhatatakse tegemaks järgmiseid samme. Kuidagi universum astub sinu armastuse teekonna rajale, sa kuidagi nagu saad neid sõnumeid, sammukesi, kuidas edasi minna. Et siin on see teele minemise energia, siin on nii-öelda soovitus, et tõeline armastus tegelikult väärib tegemaks neid tõelisi sammukesi nii-öelda selles osas, et sind suunatakse järjest lähemale ka sellisele kestvale armastusele. Armastus, mis on võib-olla lausa elukestev ja see on tõeline armastus, taaskord tuleb välja nagu see true love ehk et kuidagi usalda elu, usalda protsessi, mine rohkem vooluga kaasa, ole nagu selles kulgemises. Armastuse keel kui selline võib olla nii-öelda tegutsemine või teod näitavad rohkem kui sõnad, et pigem jälgi selle inimese tegusid, see, kuidas ta käitub, tema nii-öelda kehakeel on väga oluline, kuidas ta seda välja näitab, et nii-öelda teod räägivad antud juhul rohkem kui sõnad, et jälgi rohkem tegusid. Et sõnumid siin on tulemas, aga kindlasti on siin ka soov ikkagi suuremat sorti tegutsemise järel. Siin tuleb ka kaart, mis räägib, et siin võib olla väga selline põletav kirg, leek, mis süttib taas või selline kirglikkus, sütikus, väga tugev keemia, füüsiline tasand on väga selline seotud siin kellegiga, et sa tunned, et väga selline tugev füüsiline tõmme, atraktiivsus on ka siin. Et juba siis maikuuses on siin tulemas mingit laadi muutused selle koha pealt, et sa kuidagi ootad, et see armastuse tasand oleks nagu selline püsivam või kestvam, sa jälgid rohkem siin tegusid, samas ma näen ka siin tohutut kirget, justkui ikkagi tunded, mis kasvavad võib-olla mingis osas üle pea, et justkui ongi raske siin kainelt kalkuleerida või mõelda, kuidas edasi selles olukorras, aga usalda protsessi, usalda elu, usalda võimalusi ja seda teekonda siin, et sind juhatatakse tegemaks järgmiseid samme. Võtame ka siit mõned oraakli-kaardid, soovitused siis armastuses, suhetes. Siin võib olla mingit laadi illusioon, mis on üles kerkinud. Näe seda reaalsust väga selgelt, näe seda väga teadlikult. Nii. Siin soovitatakse võib-olla endaga rohkem tööd teha, ennast rohkem poputada, ennast lille nii-öelda lüüa, et võib-olla ka välja minna, tunda elust rohkem rõõmu, võib-olla sõpradega midagi koos aega veeta, et mingit laadi selline võimalus välja minna, võib-olla mingit laadi pidustus on siin tulemas, igal juhul sellised rõõmsamad ja õnnelikumad ajad. Ja sulle soovitatakse ka nii-öelda panna maha nüüd see emotsionaalne pagas,
mingisugune emotsionaalne blokeering justkui suhte küsimuses nii-öelda paki sa lahti. Et sul on väga palju ikkagi õlgadel selliseid emotsioone, mingisuguseid raskuseid, mida sa kuidagi kaasas kannad või sa pead nagu midagi endast nagu vabastama energeetiliselt, et midagi paremat saaks tulla või luua. Emotsionaalne pagas vajab hetkel nagu tööd või tervendust siin justkui see südame tasand. Siin on uus võimalus tulemas sulle armastuses, justkui selline aken, uus seiklus, mis tuleb sinu teele, ole selleks valmis. Et juba järgneval kuul ikkagi koged sa midagi sellist kerget, toredat, ja justkui sellist tõesti uut võimalust. Vabane mingit laadi illusioonist, vabane mingit laadi võib-olla piiravast uskumusest või nägemusest, loo endast suuremat sorti selgust ja justkui selline südame tasandil proovi mõista ikkagi, et mis on see emotsionaalne pagas, mida sa endaga kaasas kannad, mis on need hirmud sinu sees, mis võib-olla sind piiravad või takistavad, kas siin on hülgamishaav, mis vajab veel tervendust. Et igal juhul juba maikuus tegeled sa selliste emotsioonidega, enda selliste tunnetega, midagi sa tervendad, keegi võtab sinuga ühendust, siin tuleb mingi ettepanek, siin tuleb mingi sõnum, teadaanne, väga ehe kavatsus sinu poole edasi liikuda. Siin on tulemas ka sellist kõrgemat poolt juhatus sulle, kuidas teha siis neid järgmiseid samme. Võib-olla sind kutsutakse kuhugile, justkui teod ikkagi räägivad rohkem kui need sõnad. Et mingid võimalused sulle tulevad ja sulle tuleb ka sellist nagu rõõmu, et sa ei ole nagu enam selles väga sellises suures kurvastuses, et sa kuidagi hakkad nagu lahti laskma mingisugusest olukorrast, situatsioonist, mis on sulle sellist emotsionaalset raskust valmistanud. Et kevad on selline tore aeg, kus nii-öelda kõik puhkabki taas kord õide, kõik tärkab taas, et ma tajun ka sinu puhul sellist energiat siin, et sa nagu oled nagu kuidagi taaskord nagu tärkamas või õide puhkemas või avardumas, midagi muutub sinu sees ja sa tunned nagu rõõmu, et kuidagi selline see aken, justkui see värske õhk nagu liigub sinu poole ülekantud tähenduses. Sa lood seda värskust, kergust. Nii, ja võtame siis esimesele grupile ka siit hoidja sõnumi. Hoidja tarkus tuleb sulle appi siinkohal, siin ma näen seda öökullikest, see tähistab ka sellist sisemist tarkust, siin on küll selline talvine energia, et justkui ka see pime aeg on nagu läbi saamas, et ikkagi nüüd on see kevad ja kõik tärkab taas ja kas sulle on kunagi öeldud, et sa oled oma vanuse kohta tark, nüüd on aeg pöörduda oma sisemise haljatarkuse poole, mis aitab sul proovile panekuga toime tulla. Justkui universum pani sind proovile, sind sätiti nii-öelda mingisse keerukasse olukorda, situatsiooni, kus sa tuled välja sellise sirge seljaga, väga targalt, väga selliselt julgelt ja sa kuidagi oskad näha endas ka sellist haljalikkust või haljatarkust. Sinus on sellist erilist, maagilist kuidagi energiat, et midagi väga sellist suursugust, nii ma tajun. Nii, aga selline tuli siis esimese grupi ladumine, et pane maha mingid vanad koormad ja naudi seda kergust, värskust. Sinus on ka tarkust taas luua, sinus on sellist kuidagi nagu kergust taaskord, et toimub ka selline nii-öelda süvatasandil kuidagi transformatsioon, muutus, et sa kuidagi avardud ja tunnedki, et see kevad toob sulle või see maikuu toobki sulle selle kerguse, värskuse, rõõmu ja mingit laadi uue siis seikluse. Nii oli praegult siis kaartides esimesele grupile, et soovin sulle siis imelist maid. Aitäh, esimene grupp. Nii, aga liigume edasi järgmise valiku juurde. Ja täna siis on meil teiseks valikuks selline ilus aventuriini, akvamariini kombinatsioon. Rohelised kristallid on seotud meie südamega ja südamekeskusega, südametsakraga, et nii ma tajun, et sellised südameteemad.
ja kaardides tuleb sulle hetkel siin siis mõõkade kuus, mis ütleb, et sa liigud kergustesse või sa liigud nii-öelda sinna uude kaldasse, et tasa ja targu nii-öelda sa liigud edasi, et see valgus seal tunneli lõpus on olemas, et justkui aeruga lükatakse hoogu juurde, et liikuda sinna kergustesse. Mingit laadi vanad raskused, raskem aeg jääb nüüd selja taha. Sa oled loomas ka sellise imelise, armastava suhtetasandi, et siin on siis tulnud läbi siis kas siis selline hingesugulase energia, et karikate 2 räägib hingesidemest, et imeline paar, kes vaatabki teineteisele sügavuti silma. Siin ma näen ka võib-olla siis millegi tähistamist, käest kinni hoidmist, rõõmu, naudinguid, heaolu. Et ilus energia, et võrdne partnerlus, harmoonilisus, ühtsustunne, et väga selline ilus hingeline energia ja kuidagi need lillepärjad ja see rõõm justkui selles paari suhtes ikkagi on aktuaalne teema juba järgneval kuul, siis maikuul ütleme. Et mida siis veel? Siin on ka siis müntide äss tähistab sellist turvalist, stabiilset uut algust, see võib tähistada suuremat sorti sellist võib-olla ka kingitust sulle või mingit sellist väga sellist ilusat käega katsutavat, et see võib olla ka seotud koduga, see võib olla seotud selliste suurte maiste teemadega, kodu, töö, karjäär, sind edutatakse või sa kuidagi nagu saavutad selle külluslikuma tasandi, et nii-öelda edu ja teeleminek ja väga selline positiivne, turvaline uus algus. See võib tähistada ka sellist tugevamat vundamenti ja selle loomist, tugevamaid alustalasid sulle siin. Nii, vaatame, mis siit veel tahab läbi tulla, teine grupp. Tuleb ka torn, midagi, mis kohutavalt palju on siin raputanud, ma ei tea, miks ma ütlesin kohutavalt, et kuidagi ju siis on see emotsioon selline, et sa tunned, et toimus justkui selline kirgastumise moment, siin ma näen seda kroonsakra aktivatsioon, võib-olla mingit laadi aktivatsioonikoodid, selline justkui fööniks see energia, et justkui tõused tuhast, lood uuesti, ehitad midagi uuesti üles ja sa justkui oskad nagu seda momenti ka hinnata, et see on nii-öelda torni moment on kuidagi töötanud sinu kasuks või toimunudki selline tohutu kirgastumine, õhk läheb klaariks, õhk läheb selgeks, nagu tuleb selline nagu tõesti muutus su ellu. Torn on suure orkaani kaart, et väga selline jõuline muutus, võiks öelda isegi drastiline muutus. Ja julgus vaadata tagasi minevikule, siin on karmakaart, luua paremat karmat enda elus. Võib-olla mingit laadi karmaline õppetund on siinkohal läbi saanud. Sa oled selle minevikuga nüüd teinud sellised nii-öelda tasaarvelduse või rahu enda sees, justkui selline viisakas kummardus, et jah, aitäh universum, et ma olen rahul sellega, mida ma olen elus saavutanud, ma olen rahul nende eluliste õppetundidega. Ma olen väga nii-öelda julge keeramaks selga sellele, mis mind enam ei teeni, et luua paremat karmat, selline andestav tagasivaade minevikule, mineviku sündmustele, mineviku teemadele ja oskus näha kergust uute alguste näol. Okei, väga jõulised muutused juba järgneval kuul, keerad sa selja mingile teemale, mis sind enam ei teeninud, et luua palju paremat armastuse suhtetasandit, et luua kergust. Et siin on ka tulnud läbi selline hingesugulus, ühtsus siis duaalsuses, partnerluses, väga ilus harmooniline energia. Nii, võtan romantikainglitelt soovituskaardi, teine grupp, mida sa võiksid teada. Millegipärast sulle öeldakse, et midagi on väärt ka ootamist. Jumalik ajastus on töös ja mida ma märkasin, on 2 ilusat inglit justkui seismas sinu selja taga. Et suhtes on siis toimumas tõenäoliselt mingit laadi tervendusprotsess, tajun ikkagi sellist mingit laadi eraldatust ja midagi on nii-öelda kõrgemalt poolt sulle määratud, nii-öelda seda puslet sätitakse kokku, sinu selja taga on inglid
ja kuidagi selline jumalik juhatus. sa võid nautida hetkel justkui vabadust, tervislikku ruumi, hingamisruumi, kergus hingata, kergus luua. ja sulle tuleb ka kaksikleegi äratundmise kaart. sa tunned ja tead seda hinge. ta on sinu hingepeegeldus, sinu nii-öelda hingepeegel. ja sul võib tulla tõesti mingit laadi kingitus, mingit laadi ilus hetk kellelgi eriliselt. et ole valmis üllatuseks, kingituseks, millegi tulekuks, et mais võib tulla siin positiivne muutus ja midagi ilusat. nii ma tajun. nii, võtame ka oraakli-kaardid siia juurde, mida on oodata siis armastuses teine grupp. säde. hoia see säde nii-öelda või leek nagu elus. siin võib tulla üllatus, romantilised seistid armastuses. siin soosib ka küllus ja külluse juurdevoog. ava oma süda, et vastu võtta rohkem küllust. universum pakub sulle seda küllust ning külluslikke võimalusi. ja küllus ei ole alati mitte ainult rahaline, et küllus on absoluutselt kõik, et me hea tervis, toredad inimesed ümber meie, sõbrad, sõpruskond, kogukond, heaolu, sisemine rahu, rõõm. võta see küllus vastu, mida universum sulle pakub. võta ava süli vastu, ava ennast nendele võimalusele ja sünkroonsused kaksikhinge näol, twin flame. usalda, et magneetilisus kaksikhingede tasandil toob nende teekonna taaskord kokku. siin ilmselt ikkagi teise grupi ladumises on tegemist kaksikhinge dünaamikaga. usalda protsessi, usalda seda teekonda, et see on keerukas suhte dünaamika, kus on väga palju takistusi ja eraldatust, aga justkui teid juhatatakse taaskord kokku. just see magneetiline tõmme, see tohutu kirg. ja see kirg võib olla vahest niivõrd tugev, et see nii-öelda või kuidas ma ütlen, et see nagu lausa nagu kõrvetab siinkohal, et kaksikleek, et see tõmbumine, tõukumine, põgenemine, et selline võib-olla nagu tajun sellist nagu kassihiire mängu siin, et kuidagi siin on selline suur muutus praegult selles suhtedünaamikas. võib-olla ka roosad küünlad on olulised, et selline küünlamaagia. kingitus tuleb nii ehk naa, et siin on see, ma olen täiesti hämmingus selles mõttes, et sünkroonsused nii, et siin meil tuli kaksikleegi kaart, siin tuleb kingituse kaart paralleelselt nii-öelda, et ja see kingitus on ka selles mõttes siin öeldud nii, et justkui selline tõeline mõistmine ja äratundmine, teineteisest aru saamine. Et see on hästi oluline selline nagu kingitus sulle siin antud juhul, et te nagu mõistate teineteist, te saate nagu kuidagi nagu parema kontakti või heaolu luua. Et see on hästi suur kingitus siin antud juhul teise grupi ladumises siis. nii, ja võtame siis siia juurde ka ühe hoidja sõnumi teisele grupile. lilled, väga ilusad. tajun inglite suurenenud toetust siinkohal ja siin oli kohe meil ka see äärtootamise kaardil need ilusad 2 inglit. siin on justkui üks ingel veel ulatamas seda abikätt. küsi abi on siin siis see sõnum, et inglid on taevalikud olendid, kes kaitsevad kõiki. haldjad ütlevad, et nüüd on käes aeg paluda inglitelt abi. ja siin võib kuidagi olla selline tõesti ka peaingel Raafael väga oluline hetkel, et peaingel Raafael on tervenduse ingel, see on selline roheline energia. roheline energia on roheline värv, on selline seotud siis tervendusega.
ja siin on need inglisuled, et kuidagi sind puistatakse üle sellise ingli kaitsega, inglite toetusega, aga sa pead oskama ka justkui inglitelt abi küsida. Inglitelt tervendust, inglitelt abi, inglitest ka võib-olla sellist turvatunnet, heaolu, et palves on jõud. Ja siin selle grupi ladumises tuleb läbi praegult kuidagi selline sügav teema, et sa oled hästi spirituaalne, sa oled ka mingit laadi sellises hästi sügavas hingelises sidemes, spirituaalses nagu suhtetasandis, mis on väga õpetlik ja sul ei olegi nagu justkui muud üle, et sa küsidki kõrgematelt jõududelt juhatust, abi, toetust, et seda heaolu tasakaalu endast saavutada. Selline siis tuli praegu siin teise grupi ladumine ja väga ilus on see, et see käehe on ka siin ilus roheline ja väga hästi sobib siin kõik kokku selles suhtes, et väga palju sünkroonsuseid, väga palju sellist nagu märke sulle siin ka, et märka neid märke, kuidas universum suhtleb läbi märkida. Säde, leek, suhtlemine, kommunikatsioon, soov nagu midagi taas luua, kingitused, et need on nüüd need märksõnad sulle siis maikuus. Nii, selline tuli siis teise grupi ladumine, et ma loodan, et sul läheb kõik hästi ja siin on väga ilus leek, mis taas kord süttib. Aitäh siis teisele grupile. Sina, kes sa valisid selle rohelise käe. Nii, ja meil oli kolmas valik veel ja kolmandaks valikuks täna meil on siin siis selline päikesekivi ja roosakvartsi kombinatsioon, et päikesekivi toob sulle rõõmu, toob sulle sellist heaolu, harmooniat, kuidagi sellist tasakaalu ja roosakvarts on armastuse kristall. Ja kui ma sellest räägin, tuleb sulle karikate kuus. See räägib sulle nostalgiast, meenutustest, see võib ka tähistada siin hingelisust, hingesidet, hingesugulast kellegile. See võib öelda seda, et keegi naaseb sinu ellu, keegi, keda sa tunned, tead, siin on selline igatsuse energia, siin on selline nostalgia, meenutused, ühised hetked. Ja kuidagi ma tajun ikkagi, et see naisterahvas on seal lootusõie keskel, ta on kuidagi õide puhkemas, ta on kuidagi endas midagi taas loomas ja ka kuidagi sellist sisemist taas tervendamas. Ilus harmooniline energia karikate 6 näol, kohe siin alguses, et väga hea endaline kaart tähistamaks tasakaalu. Ja kui ma sellest räägin, tuleb teine kuus veel, milleks on siis karikate 6 kõrvale siin siis müntide kuus, et võib-olla ka rahaasjadest tuleb parem tasakaal, parem balansseeritus, siin ma näen kaalusid, et kuidagi kaalutlemine, tasakaalustamine, balansseerimine, kergusega andmine, kergusega võtmine, et kõike parasjagu su ellu tahab tulla harmoonia, tasakaal, suuremat sorti kergus, hästi mõnus kerge energia. 3. grupp. Nii, tuleb ka müntide 3, et midagi sa teed väga pühendunult, et kuidagi sa pürgid oma tippude poole, igal ühel on oma unistused, oma tipud, võib-olla sult küsitakse ka kuidagi nõu, et mis on sinu erilised anded, unikaalsus, mida sa võiksid praegult endas arendada, et keegi nagu vaatleb või imetleb sinu oskuseid või kuidagi tahetakse teha sinuga paremat sorti koostööd. Võib-olla sa oled väga loominguline inimene. Siin ma näen naisterahvast, kes maalib, kes teeb oma kätega. Võib-olla sa kuidagi muul viisil oskad ennast väljendada või ennast maailmaga jagada, et midagi sa teed väga suursuguselt, et sa pürgid järjest lähemale oma unistustele, oma tippudele ja sa oskad ka märgata seda, mis on sinus väga erilist, mis on sinu eripära. Nii, ma väga vabandan, mul jänku seal natukene teeb taustal lärmi, et ma loodan, et see väga ei sega, et nii, selline taustamüra jah, et aga siin on siis tulnud ka meil tuleelemendi kuninganna, naisterahvas, kes seisab väga sirge seljaga, tal on väga palju julgust, tal on väga palju enesekindlust, temas on ka palju sütikust, et siin on siis tuleelement tulnud läbi hetkel, milleks on siis jäärlõvi ambur tähemärk, võta see, mis õige tundub. Igal juhul väga palju kirge, motivatsiooni, teotahet, julgust, et tulekuninganna on ka võib-olla natukene selline
ma ei tahaks öelda uhke, aga ta on väga enesekindel, ta on väga selline edasipürgiv, et tal on ka nagu selline oskus ikkagi näidata maailmale, kes ta on. Et märksõna on see, et seisa sirge seljaga, ole julge. Tuleb ka läbi siin siis mõõkade 10. Siin võib olla mingisugune olukord, situatsioon, kus sa oled välja astunud või sa oled nii-öelda selja keeranud, see võib tähistada mingisugusest suhtedünaamikast või suhteolukorrast nagu välja tulemist, et siin on nagu midagi nagu lõpetatud või lõplikku kuidagi, mis on väga palju nagu hingeliselt haiget teinud, et mais sa kuidagi tervened, sa tajud, et sinu ellu tuleb parem tasakaal, siin on muutused ja siin on nii-öelda oskus tõesti oma selg taaskord sirutada ja leida taaskord ka selline enesekindlus ja teotahe, et midagi sa koondad nüüd endas väga jõuliselt, et välja tulla mingist vanast tsüklist, mingist raskemast olukorrast, energiast. Nii, võtame soovitusi, vaatame, mida on oodata siis suhte küsimuses. Emotsionaalselt siin on olnud raskemaid aegu, nii ma tajun. Kutsu oma hingesugulane oma ellu. Sinu afirmatsioonid, sinu visualiseerimisoskus, sinu nii-öelda oskus nii-öelda teadlikult manifesteerida, toob teie teed kokku. Et kusagil on keegi, kes vastab sinu ootustele ja kelle ootustele vastad sina, et kui sa mõtled nii, et miks mitte, elu võib ju saata sulle inimese, kes on täpselt selline, nagu sina soovid ja vastupidi, et siin on kuidagi selline huvitav energia, et sa tahaksid nagu oma ellu midagi väga sellist hingelist ja hingesugulus ikkagi tuleb siit läbi, et harmoonilisus, hingelisus, heaolu, küllus hingesuguluse näol. Nii, vaatame siit mõned haidekaardid veel. Võib tulla mingit laadi kingitus, armastuse keel kui selline võib olla kingitus, aga huvitav on, et kingitus kui ühiste hetkede näol, et siin on nagu need meenutused, sõprade toetus, haldjate toetus, ka sinu teejuhid on sinu selja taga, ingrid, haldjad. Ja ma kuidagi tajun, et kas sinus endas on sellist hinglilikku või haldjalikku energiat. Siin võib olla kasu mingit laadi viivitusest, aga öeldakse huvitav, et ikkagi anna selle suhtele võimalus. Kui siin on olnud mingisugune drastiline muutus, break-up, lahkuminek, midagi sellist, siis universum ütleb, et võimalik, et see inimene tuleb või naaseb su ellu veel tagasi. Et anna siis talle võimalus, anna talle võimalus tõestada ennast, anna talle võimalus ennast näidata paremast küljest, kui siin on olnud midagi sellist, mis ma tajun ikkagi väga jõuliselt on trigerdanud, siis ma ikkagi näen, et siin on need ühised meenutused, siin on need ühised hetked, siin on see nostalgia, siin on midagi väga sellist hingelist, mis paneb justkui hinge helisema, südame tantsima ja ma millegipärast tajun, et seda on võimalik taas kord üles ehitada siin, seda on võimalik taas luua või seda on kuidagi võimalik veel tervendada, et ikkagi vaatamata sellele, mis iganes siin juhtunud on, et siin on ikkagi soovitus anda veel kord suhtele võimalus, on ju. Vaatame siia mõned kaardid oraklikaartidest just suhtedünaamika koha pealt. Midagi veel, mida sa ei näe, ka maski kandmine. Mõnikord on armastus pime, mõnikord me justkui oleme pimestatud sellest armastusest või me justkui ei märka ka mingisuguseid ohte, et kuidagi siin on midagi välja tulnud, midagi sellist, mis on tekitanud sellise olukorra, kus sa pead nagu justkui kainelt kalkuleerima või on kuidagi keegi pugenud mingit laadi nagu maski taha.
siin on palju saladusi ja võib-olla see ongi praegu sind trigerdanud või tekitanud selle ebakõla, et midagi on sinu eest peidetud või pole oldud sinuga päris aus. ja sa kuidagi nagu oled selle välja selgitanud, et see inimene kas siis kannab maski või on peitnud ennast kuidagi sinna maski taha, kas ta on peitnud oma tundeid või oma tõelist olemust, enda sellist autentsust või ja ta on kuidagi kasutanud natukene sellist võib-olla nagu ebavajalikku taktikat selleks, et ta on siin olnud siis kas mingit laadi siis selline vale või millegi peitmine või millegi ilustamine, mis on teinud selle olukorra nagu hullemaks. Mingisugune vale on siinkohal välja tulnud, mida sa ennem ei näinud, mingisugune saladus, mida sa just varjati. Keegi oli sinuga ebaaus. Aga vaatamata sellele on siin hingeside, hingeline ühendus ja selline sild. Armastuse sild, mis ühendab need hinged. Justkui tunnusta tegelikult seda suhet ja seda suhtedünaamikat, et see on olnud väga õpetlik ja ilmselt väga õpetlik mõlemale poolele. Sa võid teha ka sellise visualiseerimisharjutuse, nii-öelda siin olid need palved, mis toovad teie tee kokku, et te näiteks kohtute seal silla peal, et sina astud ühelt poolt silda, sinu partner teiselt poolt ja te kohtute seal silla peal, teil toimub nii-öelda lepitus ja taasühinemine, et siin on selline ilus armastuse sild, on ju. Nii tahab veel tulla 2 kaarti. Siin on mingid energiat täiesti alla tõmmatud, selles mõttes siin on olnud sellist nii-öelda kannatusi ja kuidagi sinu vibratsioon on olnud üsna all mingil põhjusel. Sa ei pea nagu seda taluma, et selles mõttes siin on olnud midagi väga õpetlikku. Et sa väärid armastust, sa väärid sellist tõelist armastust, et sa ei pea leppima mingisuguste nii-öelda leivaraasukestega, et võib-olla sa mingis olukorras tegid ennem järeleandmisi, aga nüüd sa oled endas tõesti selle saavutanud, selle enesekindluse, täpselt nii, nagu siin oli see tulekuninganna, kes seisabki sirge seljaga, kes loobki tervislikud piirid ja kes väärtustab ennast igal sammul. Leia nii-öelda kergus, värskus taaskord, siin on tulemas sellist nagu relax ehk siis lõõgastamise energiat, mingit laadi naudinguid, koos olemist ja justkui nagu naudi seda kergust ja just seda hetkes olemist ja hetkes olekut ja hetkes elamist. Et selline kaart ka siin ikkagi soovitusena. Väga ilusad kaardid ikkagi, ütlemaksin sulle seda, et siin on ilus hingeside, armastuse sild. Aga ära lepi vähimaga või vähimaga, et siin on ikkagi mingid saladused tulnud ilmsiks ja nüüd pane ennast väga tähtsale kohale just selles osas, et sina oled väärtus, sina oled unikaalne, sina oled eriline ja sa oled väärt seda armastavat ühendust tervikuna. Ja võtame siia siis soovituse roljatelt. Vau, kui ilus külluse kaart tuleb sulle. Ja siin on taaskord justkui naisterahvas, kes on seal lootusõie keskel ja ma näen, et siin on nagu küllust ja külluslikkust ümber teema, justkui võlukepike, mis on käes, et valmistu saabuvaks külluseks, vabane mõtetest, mis küllust blokeerivad, haldjate maailmas ja inimeste maailmas jagub küllust kõigile. Võib-olla siin on olnud piirav uskumus sinu elus, et kas sulle jagub või kas sulle on piisavalt ja mingit laadi hirm sellega üles kerkinud, et jah, universum ütleb sulle seda, et kõigile jagub piisavalt, aga sa pead seda uskuma, et ka sulle jagub piisavalt küllust. Ja küllus ei ole alati ainult rahaline, küllus on ka tõesti hea tervis, toredad inimesed ümber meie ja armastuse kogemine enda sees, enesearmastus, eneseväärtustamine ja selline külluslik lähenemine elule. Okei.
et selline tuli hetkel meil siis 3. grupi ladumine, et siin on olnud mingit laadi väga raskeid aegu sul, et midagi, mis on tekitanud sellist madala vibratsiooniga energiat sulle. Siin on olnud salatsemist, siin on olnud mingit laadi valesid, aga võta aeg maha enda jaoks ja usu, et sinu ellu tuleb see parem tasakaal, sest ma alustasin kaardiladumist nii-öelda siis karikate kuuega ja müntide kuuega, mis tähistabki harmooniat, ühtsust, tasakaalu, kergusega andmist, kergusega võtmist ja sellist balansseeritust. Et nii-öelda maikuu toob sulle parema tasakaalu ja toob sulle külluslikuma nii-öelda elutasandi ja valmistu millegi küllusliku tulekuks nüüd juba praegu, kui sa seda videot vaatad. Jah. Selline ilus avardav ladumine siis 3. grupile, et võtta vastu teadlik otsus, pürgi järjest lähemale tippudele, seisa nii-öelda sirge seljaga, ole enesekindel ja teotahteline ning küllus juba voolab sinu poole, sest sina oled magneetiline ja kindlasti tuleb sinu ellu ka külluslik armastus. Nii on. Aitäh, 3. grupp. Mina tänan kõiki, kes on tulnud jälgima minu kaardivideosid siis siin YouTube'is ja kohtume siis teiega juba järgmistes videodes. Aitäh!